Ja siis Siimon palvetas minu eest. Ma arvan, et see oli esimest korda, kui keegi otseselt minu eest palvetab. Tervist! Minu nimi on Andreas Eelmäe. Ma olen 43 aastat vana, 2 imearmsa teismelise tüdruku isa. Miks me siin täna oleme? See koht on eriline ja eriline minu jaoks, kuna ma peaaegu 3 aastat juba olen siin jumalateenistusel kaasa teeninud. Miks? Ma tahan täna siin seista ja teile endast rääkida. On see põhjus, et mina olen teinud ka elus läbi, ma arvan, et ühe imelise muutumise. Et ma olen jõudnud siia kirikusse, kus ma saan teenida Jumalat, kus ma saan teenida kaasinimesi. Ütleme niimoodi, et see usk on mul minuga kaasas käinud, kui ma olin kuskil 12, 13, 14, sellest saati siiani. Aga kuidas nagu süstemaatilisemalt ma selleni jõudsin, see oli, ütleme niimoodi, kuskil 3-4 aastat tagasi, kui mul olid rasked olukorrad siin isiklikus elus ja laps sai, noorem tüdruk sai ühe päris kõva diagnoosi, millega ta peab elu lõpuni kaasas käima, mis käib temaga kaasas. Ja siis ma tulin Pärnust tagasi, sõitsin üks päev. Siis ma olin kuidagi imelikus olekus ja siis mõtlesin, et nii, et ma pean kuidagi sellega hakkama kuidagi sügavamalt tegelema, et ma tahan seda edasi minna õppima. Ja kui ma sealt Pärnust tagasi sõitsin, siis ma läksin, koputasin Tartu pastoraadi ukse peale. Ja see oli selline imelik juhtumine, et seal võttis mind vastu uksel Siimon Haamer. Ta kutsus mind sisse, me rääkisime juttu, siis ma rääkisin, et mul on rasked seisud ja ma tahan kuidagi selgust saada endas. Ja ma tunnen, et ma tahan õppida rohkem Jumalat tundma. Ja siis Siimon palvetas minu eest. Ma arvan, et see oli esimest korda, kui keegi otseselt minu eest palvetab. Ja õnnistas, õpinguid suunas mind, mida ma tegema pean, kuidas ma tegema pean. Ja oli väga imelik kokkusattumus jälle. Usuteadusinstituudis Tallinnas on sisseastumiskatsed, aga see oli eelviimane päev või isegi viimane päev, kui ma oma paberid sisse oleks saanud anda. Ja ma jõudsin. Ja ma tegin sisseastumiskatsed ära ja ma sain sisse. Nüüd ma olen selle kooli lõpetanud bakalaureuse tasemel. See kogemus, see kool minu jaoks, ma tulin tegelikult suhteliselt teisest keskkonnast, kui nii ütelda. Et ma mõtlesin, kui ma Siimon Haameriga ka rääkisin, et ma ei sobi sinna kooli, arvasin. Et miks, et ma olen poksija olnud ja olen siiamaani ja võib-olla ma ei ole elus käitunud alati kõige õigemini. Et kas ma sobin sellisesse kooli keskkonda. Siimon ütles, et kindlasti sobid. Ja ma tundsin, et kui ma sinna kooli lähen, et ma lähen kuidagi sellisesse nagu, ma ei tea, imelisse teistsugusesse keskkonda. Seal võeti mind täiesti omaks. Ma tundsin, et ma kuulun kuhugi. Mind juhendati seal. Ma sain sealt väga head sõbrad, kellega ma siiamaani suhtlen. Tänu sellele koolile ja õpingutele ma läbisin ka nüüd eelmine aasta Eesti Kaitseväe Kaitseliidu kaplanaadikursused. Ja mis mind edasi ootab? Sellel sügisel ma tegin juba sisseastumispaberid ära. Ma astun Usuteadusinstituudi, kui kõik läheb hästi, Jumala abiga, astun pastoraalseminari, et saada esimene vaimuliku ametlik tase Eestis, ehk siis diakoniks. Kui ma saan diakoni taseme kätte, siis ma arvan, et loogiline jätk on oma elu veel siduda Usuteadusinstituudiga. Kuna ma näen, et mu elu, vähemalt ma ise arvan, ma näen ennast ette kunagi preestrina, ehk siis õpetajana. Ja loomulikult ma tahan tänada kõiki häid inimesi ja toetajaid,
kes tegid võimalikuks selle hoone ja selle ukse, Tartu pastoraadi ukse, kuhu peal ma sain koputada. Aitäh teile, et olete toetanud ja aitanud Usuteaduse Instituudil ja Tartu pastoraadil kesta, sest need on head majad. Seal tehakse head tööd, seal tehakse head asja.